Tšau, tänases videos teeme siis kokkuvõtte Eesti meistrivõistlustest, et ma ei hakka neid kõiki nagu võistlusvideoid siia panema üksi, sellepärast et kes mind jälgivad juba teavad, mis tulemuse me Krissuga saime, siis ei ole mõtet siin videos suurt nagu ootusärevust tekitada, too mis koha me saame autasustamisel ja nii edasi. Et pigem lähme asjadega detaili ja räägime, kuidas on. Praegu nädal aega on möödas siis võistlustest, mis on hea, sellepärast et nädal aega oleme saanud normaliseeruda ja ma olen ise ka nagu vähem juba normaalsem inimene võrreldes nädala aja tagusega. Ehk kõvasti söönud olen, külma närviga, täiesti savi. Olen söönud enam-vähem küllastumustunde lähedale. Söögisu regulatsioon on täiesti niikuinii paigast praegu, mis tähendab seda, et küllastumustunne tuleb niikuinii, ütleme siis kehakaalu mõttes ja ütleme siis päevas energiakulu mõttes liiga hilja, ehk siis ma söön niikuinii üle enamuspäevad. Siuke mingi 4000 kilokalorit vähemalt on see nädal tund enamuspäevad ja täiesti külma närviga. Et kogemus ja teadmised on juba seda mulle õpetanud, et hakata kramplikult kinni jääma sellest kaalust ja mida nagu rohkem ma stressi tunnen selle visuaalse välimusega ja mida kramplikumalt ma proovin seal püsida, seda õnnetumad saavad järgmised nagu nädalad olema. Ehk siis see on äge, et ma olen nagu nii kaugele jõudnud, et ma suudan praegu nagu täiesti praktiliselt stressivabalt seda protsessi võtta ja ma olen suutnud täiesti nagu eemalduda psühholoogiliselt enda sellest visuaalsest välimusest, mis peabki eesmärk olema, sest paljud kulturismi fitnessi sportlased jäävad kinni sellesse, nende ego, nende identiteet jääb sõltuma sellest visuaalsest välimusest. Et mul on ausalt suhteliselt nagu savi sellest, et suhteliselt savi on sellest, et kas mul on nagu hull six-pack väljas või mitte ja suhteliselt nagu, selles mõttes natuke nagu siuke mõttetu asi mingis mõttes, et nagu jah, et hea füüsiline vorm on nagu oluline elulises mõttes, kui nüüd päris ellu tagasi tulla sellest hullust võistlusspordi nagu fanatismist. Et see on oluline ja seda ma kavatsengi jääda hoidma ja tervis on oluline ja kõik see trenni tegemine ja see protsess, kõike mida ma nagu armastan on oluline, aga see ekstreemne nagu võistlusvorm ja selle nagu seal nagu selle, ütleme siis pedestaalile panemine ja siis sellest nagu sõltumine ja siuke habras nagu ego, mis sellega kaasneb. Et see on asi, millest ma olen õnneks kogemustega õppinud lahti laskma, võimalikult kiiresti lahti laskma, et saaks alata siis ütleme taastumine, psühholoogiline taastumine, söömiskäitumise taastumine, toitumishäirete piirilt siis välja tulemine, millesse kõik kulturismi fitnessi sportlased langevad. Vahet ei ole, mida nad ütlevad, et kas nad valetavad või mitte, kas nad julgevad sellest rääkida või julge, paljud ei julge sellest rääkida. Ülipaljudel on toitumishäired ja enamus, kes võistlusvormi teevad, jõuavad niikuinii omade otsaga välja toitumishäiretesse. Et samamoodi meie Krissuga ja samamoodi meie Krissuga praegu tulemused välja. See, kusjuures minu jaoks on see üks eksperimendi huvitav osa ka, sest ma samamoodi töö raames aitan inimesi ka toitumisega ja see on huvitav on viia ennast sinna ekstreemsuse piirile, kus kohas ma ise saan nagu paljusid nagu teoreetilisi teadmisi saan ka praktikasse rakendada nii enda peal kui ka Krissuga samamoodi võistlusspordi mõttes, et kuidas hiljem taastuda nendest asjadest nagu enam-vähem normaalsena välja tulla, kuidas see psühholoogiliselt, kuidas see minapilt sellega samastub, kuidas identiteet, ego, kuidas nendest asjadest lahti lasta ja kuidas nagu sealt nagu normaalselt välja tulla. Ehk, ühesõnaga, nädal aega on nagu normaalne olnud, aga mis siis oli, et mul tuli Eesti meistritiitel, siuke medal on mälestuseks, kuldmedal siis, mis on väga äge, kunagi, ma ei tea, vanad oleme ja lastele või lastelastele hea näidata, et siukest asjadega tegelisime. Ja siis on parima treeneri medal mul, kuna ma isenda treener ja Krissu treener olen ka, et mis on ka äge. Ja siis on Krissul on siuke hõbemedal bikini fitnessi kategooria teine koht, nii et ülikõva. Tegelikult väga äge kogemus, väga äge protsess oli see, väga äge teekond, ülimalt õpetlik jälle ja me mõlemad Krissuga oleme tegelikult väga tänulikud selle üle, et me seda teha saime ja nüüd saame nagu siit edasi liikuda tagasi normaalsesse ellu siis ja saame edasi treenima hakata, sest see on see elustiil, mida me tegelikult armastame, ongi see sama, ütleme, siis fitness elustiil, ehk siis tegelikult lihtsalt heas vormis olemine,
tegelikult ka vormi arendamine, sest see hoiab mind motiveerituna pikema aja jooksul. Ja siis, kui kunagi tuleb võistlusspordi fanatism, peaks tulema peale, et siis uuesti võistlemine, aga see ei ole kindlasti meil nagu siuke suur elu eesmärk, vaid see on pigem siuke hobi, millega aeg-ajalt tegeleda ja see hobi kindlasti ei tohi nagu päris elu väga segama hakata ja sellepärast me seda väga tihti ka ei tee. Aga tänases videos siis paneme mõned minu ja Krissu kategooria videotse peale ja siis loen nagu kommentaarid juurde, et on võib-olla huvitav neid asju nagu vaadata ja siis ongi minu ja Krissu siis elu parim vorm on jäädavalt väärtustatud videosse ja jääb siis mälestustesse, nii et vaatame, võib-olla kunagi tulevikus teeme üle, aga ühesõnaga hakkame vaatama. 7. Kristiin Helen Veri, treener Siiberi. No küll on ilus naine. Krissu on laval. Teeb praegu siis, võtab kohe sisse vabad seisu eest ja poseerimine on tal kõvasti paremaks läinud võrreldes eelmiste võistlustega. Vorm on paremaks läinud. Dieeti alustasime siis 62 kilo pealt tema puhul ja jõudsime tegelikult madalkaaluna välja 55,5 kilo ehk mis ta on siis 4,5 pluss 2, 6,5 kilo oli kogu kaalulangus. Siuke keskmine nädalane siis kaalulangus oli enam-vähem siuke 500 grammi või vähem ja tegelikult siis ikkagi ka päris korralik teekond, päris korralik defitsiit ehk siis me alustasime enam-vähem siuke 2000 kilokalori pealt ja siis aja jooksul hakkasime vähendama ja siis lõudsime enam-vähem isegi 1520 oli lõpus kõige madalam ehk pidime suht madalal välja minema. Natukene kardiovaskulaarselt nagu koormust oli ka juures, aga me hulluks sellega ei läinud. Nüüd lollusime aeroobse treeninguga ei tee, et milleks meil seda sümpaatilist närvisüsteemi on vaja läbi kärsatada, kui niikuinii me oleme jõutreeninguga alataastumises. Et ausalt öeldes ma isiklikult ei ole suure defitsiidi puhul nagu suure aeroobse koormuse fänn, ma ei saa selle nagu mõttest aru, sellepärast et see enamasti pigem pärsib taastumist ja meie fookus on ju suuresti jõutreening ja rasvavaba mass ehk lihasmass ja seele säilitamine. Nii ja Krissu puhul siis tugevuses kindlasti on kitsas vöökoht on tal väga ilus, vöökoht on tal detailne, see aitab tal tekitada seda X-kuju proportsiooni, mis tal tegelikult siis eest, tagant ja küljepoosides ilusti välja toob. Ja siis tema oma kategoorias sai teise koha Kadri Tammejoe järel ja siis 1-punktilise vahega. Ehk siis see on, ütleme, kulturismi fitnessi puhul väga väike vahe, peaaegu oleks ka Eesti meistriks tulnud, mis on nagu üliäge ja tegelikult mis näitab tema potentsiaali selle spordiala puhul. Nüüd, kui lihasmassi kasvatamisest nagu Krissu geneetikast rääkida, siis ma ütleks, et pigem ta ei ole kõige andekam, et ma olen ka treeninud ja näinud, ütleme siis kiirema lihaskasvu nagu hyperrespondereid jõutreeningule rohkem, kes kergemini reageerivad siis jõutreeningu stiimulile kui Krissu, aga aja jooksul ja progressiivse ülekoormusega temal ka lihasmass on väga ilusti arenenud, ta praegu elu parimas vormis ja siit me nagu jätkame motiveeritud treenimist, ehk ta läheb veel paremaks. Nii et igat pidi respekt ja Krissu on nagu täiega tubli ja kui ta kunagi veel peaks võistlema, siis kui me niikuinii trenni edasi teeme, siis ta saab sealt ainult paremaks minna. Nii et üliäge. Ja minu kategooria ehk klassikaline kulturism, kolmekesel me laval ehk vasakpoolne on Simo Staalman, keskmine on Taane Lagu ja siis olen mina. Ja siis ongi, alguses on veerand pöörded ja siis lähme kohustuslike pooside juurde. Ja mis minu katis siis toimus? Kui Krissul oli 1 punkt esimese kohaga vahet, siis minul oli 1 punkt teise kohaga vahet ehk Simo Staalman kõige vasakpoolsem. Mul oli temaga vahe kokku võttes 1 punkt. Mis on jälle väga tihe rebimine ja selles mõttes väga põnev, et kui Simo Staalmani nagu raami ka vaadata, kui ta praegu oli siin vaba seisus eest oli, et see on ulme nagu see tegelikult potentsiaal, mis tal on ja mis ta nagu luusstruktuur on ja kuidas need lihaskinnitused on, et tal tegelikult on nagu ülikõva potentsiaal, et kui ta nagu soovib selle alaga edasi tegeleda, siis nagu potentsiaali kui sellist on tal nagu mehe mood, et isegi lailiha seest, kui vaatad, tal
tal on palju kitsam nagu vöökoht kui mul, puusad on palju kitsamad, see annab talle palju parema X-kuju ja siis ütleme, õlgade laius on ka tal nagu väga nagu massiivne. Nii et väga potentsiaalikas sportlane. Mul lihtsalt, millega mina sain nagu ette, ongi puhtalt see lihasmassi areng ja see paksus, luustruktuuri ja selle, ütleme siis, kujuga ma jään nagu selgelt alla, sest see mul geneetiliselt on suhteliselt nagu halb, aga selle teise osaga siis tõmban eest ära, et siis valitud lihasgrupid, ütleme, näiteks samamoodi Simol on rohkem arenenud kui mul, nagu näiteks on käed, õlad ja rind on tal väga massiivsed, aga samal ajal ütleme näiteks minul on selg ja siis ütleme ka tuhar, reie tagaosa ja sellised lihasgrupid on nagu need, mis mul on nagu rohkem paksemad. Aga põhiline nagu erinevus ikkagi suuresti on kuivus, ehk siis Simo samamoodi on kuivem minust ja see on see, millega ta mulle nüüd täiega järgi rebis ja peaaegu ette läks. Ehk siis kuivuse puhul ta oli selgelt kuivem minust, mis on täiesti arusaadav. Et kui päris aus olla, siis tegelikult reaalselt nagu vormivaru kui sellist oli mul tõenäoliselt kuskil 6 nädalat veel dieedi tegemist. 6 nädalat ja kuskil 3 kilo kaotada, et siis ma oleks nagu peaaegu maksimaalses klassikalise kulturismi nagu võistlusvormis. Et see potentsiaal mul samamoodi selle lihasmassiga, mida ma kannan, tegelikult oli veel realiseerimata täielikult. Et selles mõttes on samamoodi põnev, et mul madalkaal, mis ma prepi jooksul kokku jõudsin, oli 88,8, ehk siis tegelikult siuke tühikaal 85,8 ja siuke laetult 86,8. Tõenäoliselt oleks mul nagu kõige maksimaalsem vorm, mida ma selle hüpertroofiat lihasmassiga saaks mul olla. Nii et praegu napp võit, aga võit on võit, meistritiitel on meistritiitel. Nüüd selles mõttes väga põnev ja lähedane võistlus ja mõlemad Taani Lagu ja Simo Staalman respekt, et väga kõvad vennad ja väga tugeva tuleviku potentsiaaliga. Ja ega muud midagi, äge teekond on olnud. Aitäh teile kõigile, kes te olete seda teekonda jälginud. Aitäh kõigile, kes olete meid Krissuga kuidagi toetanud, aidanud. Neid inimesi on tegelikult väga palju selle teekonna jooksul. Nii et tänud teile kõigile. Ja nagu ikka, kui sulle kanal meeldib, pane subscribe, pane video like, kui video meeldis. See teekond on läbi, algavad järgmised teekonnad ja kindlasti näiteks seda sama toitumise treeningu temaatikaid siin kanalil ma kaardistan edasi, Instagramis kaardistan edasi, samamoodi taastumist, et mida me nende toitumishäiretega peale hakkame ja nii edasi, et tegelikult väga põnevad teemad. Ega muud midagi, aitäh teile ja tšau!